Juss mängib poodi. Mida me täna mängime? Mängime poodi. Mina tahan müüja olla. Mina ka. Teeme siis 2 poodi. Aga teeme nii, et ühes poes on hea müüja ja teises paha müüja. Tere! Soovin osta seepi, aga mu nahk on väga tundlik ja muutub kergesti laiguliseks. Kas te oskate mulle nõu anda? Mina ei tea, eks te peate siis lihtsalt proovima. Aga neid seepe on nii palju, et ma ei jõua neid kõiki proovida. Ärge siis ostke. Tere! Tere! Tahan seepi osta. Kas te oskate mulle nõu anda, milline seep ei ärrita liigset nahka? Selleks, et teada, kas seep sulle sobib või mitte, tuleb lugeda märgistust. Näete, siia seebile on eesti keeles kirjutatud, millest seep on tehtud ja kes on valmistaja. Vähem ärritavates seepides kasutatakse looduslikke rasvu ja õlisid, nagu näiteks palmirasv, kakaorasv, oliivõli. Samuti sisaldavad need seebid naturaalseid eeterlikke õlisid ja looduslikke taimevärve. Tundlikule nahale on need väga sobivad. Siis sobib hästi. Ma võtan selle kitsepiimaseebi. Palun. Aitäh. Nägemist. Nägemist. Tere! Tere! Palun näidake mulle seda hõbehalli MP3 mängijat. Kui palju on selle mälumaht ja kui kaua sellega muusikat kuulata saab? Seda ma ei tea. Meil on nii palju tooteid, et me teame ainult nende nimetust ja hinda. Kas ma saaksin näha selle toote kasutusjuhendit? Siin on see ainult inglise keeles. Ma inglise keelt ei oska. Kas seal eesti keeles ei ole? Olid, aga said otsa. Siis ma kahjuks ei saa osta. Tere! Tere! Palun näidake mulle seda hõbehalli MP3 mängijat. Palun. Kas te oskate öelda, palju sellel mängijal on mälumahtu ja kaua selle akuga muusikat kuulata saab? Sellel mängijal on 1 gigabait mälumahtu ning aku on tal väga hea. Sellega saad kuulata muusikat kas või 10 tundi järjest. Aga kui palju laule ma sinna peale tõmmata saan? Kuna laulude pikkused on erinevad, siis seda ei saa nii täpselt öelda. Siiski peaks siia mahtuma umbes 10 tundi muusikat. See on küll hea, aga kas tal eestikeelne kasutusjuhend ka kaasas on? Ikka on. Igal tehniliselt keerukal seadmel peab eestikeelne kasutusjuhend kaasas olema. Selle peab kindlasti enne läbi lugema, muidu võib vale kasutamisega asja ära rikkuda. Ma ostan selle. Palun, siin on tšekk. Hoidke see kindlasti alles, sest kui mängijal miskit viga peaks olema, siis saame seda parandada või asendada ainult siis, kui tšekk alles on. Hoian selle kindlasti alles. Nägemist. Nägemist. Tere! Tere, tere! Me soovime jalgrattakiivri osta. Mulle meeldib see tume sinine ja kuldsate kriipudega see. Ma ei näe hästi. Lükka taha poole, siis näed. Ei, kiiver küll nii suur olla ei tohiks. Minu kiiver küll silmadele ei vaju. Sellel suurt tähtsust ei ole, sest pea ju kasvab ja kiiver ongi varsti päras. Aga kas teil väiksemat suurust ei ole? Ei, see on kõige väiksem. Aga sellel kiivril pole CE märgistust. Minu isa ütleb, et see peab olema. Sellega kinnitab tootja, et kaup on valmistatud kõiki nõudeid järgides, et tagada tootele eelkõige ohutus. Ma võin selle ise ka kirjutada, võib-olla lihtsalt tootja tunnustasid. Me hetkel veel ei osta, vaatame ka teistesse poodidesse.
see kiiver ostetakse niikuinii ära, sest see on nii soodsa hinnaga. Kui te nüüd ei osta, siis jääte sellest pärast ilma. Tere! Tere! Me soovime osta jalgrattakiivri. Aga ma tahan sellist kiivri, mis silmadele ei vaju. Vaatame, mis meil siin sobivat on. Milline on õige kiiver? Sõitjale hästi sobiv ja õigesti reguleeritud kiiver ei loksu, ei vaju silmadele ega kuklale. Kiiver püsib kindlalt peas ka siis, kui lõuaalune kinnitusrihm on lahti. Kiiver istub hästi siis, kui silmade ja kiivri serva vahel jääb umbes 2 sõrme laiune vahe. Lõuaalune rihm peab olema paraja pikkusega ning kindlalt ja kergelt suletav, kuid ei tohi kinni pannes hakata pikistama. Lõuaalust rihma tuleb kinnitada küljelt, mitte otse lõua alt. Ka peab kiivril olema kindlasti CE märk. Ma tean, et CE märk on ohutuse märk, isa ütles. Aga kas müüja võib ise ka need tähed kiivrile kirjutada? Kindlasti mitte, sest müüja ei ole seda kiivrit valmistanud. Sellepärast ei saa ta ka kinnitada, kas toode on nõuetele vastavalt toodetud. See on peas hästi mõnus ja sellel värv on ka nii ilus. See on sinu jaoks täpselt paras suurus. Me ostame selle kiivri. Nüüd saame Jassiga koos jalgrattaga sõita. See on tore. Head aega! Head aega! Miks te arvate, miks ma ei olnud hea müüja? Mina arvan, et hea müüja peab olema sõbralik ning teadma kaupade kohta sõida, mida ta müüb ning andma kaasa eestikeelse kasutusjuhendi. Mina arvan täpselt samamoodi nagu Juss. Müüja peab kindlasti ka teadma, milline toode on ohutu ja kuidas seda õigesti kasutada. Jah, ega kiivriga ei mängita ju pimesikku. Kas mina olin hea müüja? Jaa. Lähendame koos viktoriini. Mis loom see on, kuhu lapsed tavaliselt raha koguvad? Kas põrsas, lehm või eesel? Tubli! Mina kogun ikka hoiupõrsasse. Milline märk toodetel kinnitab, et mänguasi on valmistatud ohutusnõudeid järgides? Kas see märk, naerunägu või liblikaga käsi? Tubli! Kas energiajoogid sobivad lastele? Kas jaa või ei? Tubli! Energiajoogid on rohkem mõeldud profisportlastele energia taastamiseks. Lapsed saavad vajaliku energia oma söögist ja piisavast magamisest kätte. Mida on tarvis kindlasti kanda jalgrattaga sõites? Kas kiivrit, päikeseprille või pikki pehmeid pükse? Tubli! Mis keeles peab olema Eestis müüdavate toodete kasutusjuhend? Kas soome, eesti või inglise keeles? Tubli! Kas parim enne tähtaja ületanud tooteid tohib müüa? Tubli! Parim enne tähtaja ületanud tooteid tohib müüa värskest kaubast eraldi ning seal peab olema märge parim enne möödas. Siis saab ostja ise otsustada, kas ta ostab või mitte. Kas kõlbuni kuni tähtaja ületanud tooteid tohib müüa? Kas mitte mingil juhul või võib küll? Tubli! Kõlblik kuni tähtaja ületanud tooteid ei tohi müüa, sest need muutuvad tervisele väga ohtlikuks. Millega tõestad, et oled kauba ostnud? Kas piisab sõbra tõestusest, tuleb näidata panga väljavõtet või on vaja tšekki? Tubli! Ma arvan, et mul on nüüd Jussi kiiver paras. Miks sa nii arvad?
Minu pea sai nüüd nii palju tarkust täis, et kasvad suuremaks. Eellas kortaks muinasjutt ja muinasjutt sai läbi.